Sissejuhatus Matteuse evankeeliumi. Messia lugu. Matteuse evankeelium tutvustab Jeesust Kristust kui tõotatud Messiat, täites Vana Testamendi ennustused ning keskendub tema õpetustele, imedele, surmale ja ülestõusmisele. Esimene peatükk, genealoogia ja Jeesuse sünd. Kuningas on sündinud. Jeesuse sugupuu jälgib tema kuninglikku põlvnemist Taaveti ja Abrahami kaudu, rõhutades tema õiget kohta Messiana. Peatükk lõpeb Jeesuse imelise sünniga. Matteuse 1:23, vaata, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja ning nad panevad talle nimeks Immanuel. Joosep saab ingeliku nägemuse, võtab Maarja oma naiseks ja valmistub Jeesuse sünniks. Teine peatükk, tarkade külaskäik ja põgenemine Egiptusesse. Laps ja täht. Magid järgivad tähte Jeesust kummardama, kuid Herodese armukadedus viib süütute laste tapmiseni ja Jeesuse põgenemiseni Egiptusesse. Matteuse 2:11 ja majja minnes nägid nad last koos tema ema Maarjaga ning kukkusid maha ja kummardasid teda. Magi kummardus Jeesus lapse ees, Joosep näeb hoiatavat unenägu põgeneda Egiptusesse. Kolmas peatükk, ristija Johannes ja Jeesuse ristimine. Valmista tee. Ristija Johannes jutlustab meeleparandust ja ristib Jeesuse, tähistades sellega tema avaliku tegevuse algust. Matteuse 3:16-17, see on mu armas poeg, kellest mul on hea meel. Johannes ristib Jeesuse, taevad avanevad ja vaim laskub alla nagu tuvi. Neljas peatükk, Jeesuse kiusatus. Testitud kõrbes. Jeesus paastub 40 päeva ja võidab saatana kiusatused, tõestades sellega oma kuulekust Jumalale. Matteuse 4:4 inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Jeesus noomib saatanat pühakirjaga ja väljub kõrbest võitjana. 5-7. Peatükk, mäejutlus. Kuninga õpetused. Jeesus kuulutab õndsaks ja õpetab armastusest, andestusest, palvest ja usaldusest Jumala vastu. Matteuse 5:14, teie olete maailma valgus. Jeesus istub mäetipul, pöördub eripalgeliste inimeste poole ning jagab tähendamissõnu ja õppetunde. 8-9. Peatükk, imed ja autoriteet. Kuningriigi jõud. Jeesus tervendab haigeid, vaigistab torme ja andestab patud, näidates oma jumalikku autoriteeti. Matteuse 9:6 inimese pojal on meelevald maa peal patte andeks anda. Jeesus tervendab halvatud mehe, rahustab pealtvaatajaid oma tarkuse ja kaastundega. 10. peatükk, 12 missioon. Välja saadetud. Jeesus saadab oma jüngrid kuulutama Jumala riiki ja tegema imesid, hoiatades neid tagakiusamise eest. Matteuse 10:16, vaata, ma saadan teid nagu lambad huntide keskele. Jeesus kogub oma jüngrid kokku ja annab neile ülesandeks nende missiooniks. 11-12. Peatükk, reaktsioonid Jeesusele. Usk ja tagasilükkamine. Ristija Johannese kahtlused ja variseride vastuseis ilmnevad vastuolulised reaktsioonid Jeesuse teenistusele. Matteuse 11:28, tulge minu juurde kõik, kes te vaevate ja olete koormatud, ja mina annan teile hingamise. Jeesus lohutab väsinud, aga variserid vandenõu tema vastu. 13. peatükk, tähendamissõnad kuningriigist. Taevalood. Jeesus kasutab taevariigi tõdede avaldamiseks muistujutte nagu külvaja ja sinepiseemne. Matteuse 13:44, taevariik on nagu väljale peidetud aare. Jeesus jutustab tähendamissõna, samal ajal kui jüngrid ja kuulajad tema sõnade üle mõtisklevad. 14-15. Peatükk, imed ja õpetused. Eluleib.
Jeesus toidab 5000, kõnnib vee peal ja õpetab sisemisest puhtusest. Matteuse 14:27, ole julge, see olen mina. Ärge kartke. Jüngrid imestavad, kui Jeesus tormi ajal vee peal kõnnib. Matteuse 16:10. Kuni 17, Peetruse ülestunnistus ja muutumine. Kristus ilmutas. Peetrus kuulutab Jeesust Kristuseks ja Jeesus muudetakse tema jüngrite ees. Matteuse 16:16, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus kiirgab mäetipul jumalikku hiilgust, kui Peetrus, Jaakobus ja Johannes seda vaatavad. 18:10–20. Peatükk, õpetus alandlikkusest ja andestusest. Kuningriigi suurim. Jeesus õpetab alandlikkusest, andestusest ja jüngriks olemise maksumusest. Matteuse 18:22, ma ei ütle teile 7 korda, vaid 77 korda. Jeesus õnnistab lapsi, rõhutades alandlikkust ja usku. 21–23. Peatükk, võidukas sisenemine ja vastasseisud. Kuningas siseneb Jeruusalemma. Jeesus siseneb Jeruusalemma kuningana, puhastab templi ja noomib usulist silmakirjalikkust. Matteuse 21:9, Hoosianna Taaveti pojale. Rahvahulgad tähistavad Jeesuse sisenemist, pinged usujuhtidega kasvavad. 24–25. Peatükk, tulev kohtuotsus. Lõpumärgid. Jeesus hoiatab katsumuste eest ja õpetab valmisolekus tähendamissõnade kaudu nagu 10 neitsit. Matteuse 24:42, olge ärkvel, sest ei tea, mis päeval teie issand tuleb. Jeesus räägib Õlimäel lõpuaegadest. 26–27. Peatükk, reetmine, kohtuprotsess ja ristilöömine. Jumalatall. Juudas reedab Jeesuse, tema üle mõistetakse kohut, lüüakse risti ja maetakse. Matteuse 27:46, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Jeesus talub risti oma viimastel hetkedel andestuse ja armastusega. 28. peatükk, ülestõusmine. Ta on üles tõusnud. Jeesus võidab surma ja annab oma jüngritele ülesandeks teha jüngriteks kõik rahvad. Matteuse 28:19, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ülestõusnud Jeesus kohtub oma jüngritega ja tõuseb taevasse.